Nii, tervist! Tere! Siis Arvutimaailma podcast 002. Sinu logo võiks olla siin. Peabki olema siin. Muidu me kaua neid ei tee. Võta ühendust. Jah. Täna me räägime natukene Tektoobrist, ehk siis kõik aparaadid, mis tulid välja. Puudutame Atem Mini, räägime uutest iPhone'idest, DJI täiesti hullumeelsest kaamerast, uutest Mac'idest muidugi ja mõne sõnaga Sony A7 IV-st, R3-st. Mis muidugi tulid juba septembris välja, aga no igatahes võtame kokku kogu selle siukse sügise hulluse, mis siin september-oktoober toimunud on uute tehnikate pealt ja vähemalt kajastame neid asju, mis meid ennast huvitavad. Jah, aga teemegi otsa kohe lahti, mis me siin pikalt ikka on. Atem Mini, see on meile nüüd laenatud hetkekeseks, et proovida. Olemuselt on tegemist 4 kanali videomikseriga, ehk siis siia saab panna 4 aparaati sisse, mis näitavad sulle vastavalt nuppude vajutamisele erinevat väljundit, on ju. Me saame igast edevaid asju sellega teha. Selle konkreetse mikseri hind on kuskil 320 kuni 350 eurot. Nii, ja me tegime just täna esimest korda selle setupi ära, võtsime karbist välja ja katsetasime. Kuidas sina hindad? Äge, et selles suhtes põhimõtteliselt jah, et kui sul on vaja, ütleme 2 sisendit, sa tahad näidata arvutist pilti ja samal ajal salvestada, tegelikult sul oleks ikkagi 2 arvutit vaja. No ta mugav on, aga sa saad hakkama. Ei, ma mõtlen nagu selles suhtes, et kui puhtalt OBS-iga, et sa võtad pildi sisse, aga samal ajal näidata, et 2 monitori minimaalselt, et siis sa saaksid nagu toimetada. Et et põhimõtteliselt on olemas mingi, kus see Julla on, ära panin. Et on olemas siukene vidin, mingi 20 euroga saab kätte, millega saad HDMI ehk siis kaamerast võtta sisse või siis ütleme Canoni puhul kasutada kaamerat veebikaamerana. Et tegelikult sa saad, aga kui sul juba tekib rohkem kui 2 sisendit, me räägime siin 3-4, siis 350 euro eest on see uskumatult lihtne asi. Ja just siin tuues, kus me üritasime salvestada ühte Zoomi kõnet. Zoom näiteks ei luba OBS-il salvestada samaaegselt. Ehk siis ta peab enda rakenduse sees seda tegema, aga samal ajal on näiteks siin sa võid näidata mida iganes. Et on niisugune hea loll seade, kus tuleb HDMI tuleb sisse, HDMI tuleb välja ja vajadusel saad ka USB-ga võtta. Ütleme arvutisse, nagu meil hetkel on, et meil on seal üks Canoni M6, meil on siis need Rode, mis need on, Wireless Go 2, on ühendatud siia analoogi külge. Lisaks on üks ekraan, kus me näeme, mis toimub ja arvutis OBS salvestab. Ja OBS on üle USB ja see lisaväike molu on siis konkreetselt HDMI kaabliga. Just. Ja siia sisse jooksebki siis kaamera ja üks läpakas, millest me saame kihvlilt pilti näidata. Aparaat ise on üliloogiline, setup, eks üles seadmine võtab natukene aega, natuke tuleb nikerdada, eriti kui sa üritad seda teha üle võrgupistiku, millega me hakkama ei saanudki tegelikult. Ja, aga võrgupistikust ei ole tegelikult otsest vajadust, toimib täpselt samamoodi USB täiesti laitmatult, et pigem oli, millest me lõpuks loobusime, oli suure monitori ühendamine väljundi otsa, kuna kuskilt peaks saama väljundi signaali resolutsiooni muuta, sest monitor võtab ainult mingisugust HD-d ja Atem Mini arvatavasti annab välja 4K-d, ma ei tea. Ja siis põhimõtteliselt on ta meil kaamera peal seal monitoril, meil on suhteliselt poolad, mis sisendi seda on annatud, sest ta on et alates sellest kuni selleni, ta suudab ise muuta oma seda telekat suudavad ka tegelikult, et sellest on fine. Aga tavaline monitor ei saa hakkama. Ja näiteks ongi mingisugused õpetajad, kes iganes tahavad teha oma neid webinare ja muid asju natukene paremaks, kihvtimaks ja nii edasi, siis füüsilised nupud on minu alatine. Pane sinna mingi teine ekraan. Ja kohe kui sinul tekib ka näiteks huvi, siis meile laenas seda Rasmuse nimeline härrasmees. Rasmus Pitkenen, kes ise tegelebki videote ja asjadega, ütles, et
Ta on valmis seda välja rentima 15 € päev, alates 3. päevast 12 €. Ja põhimõtteliselt Rasmust ennast on võimalik ka rentida, aga selle hinna peab temaga ise kokku leppima, et kirjutage sinna, saab seda Atem Mini talt proovida. Ja kui temal ei ole, siis tegelikult on võimeline seda ka arvatavasti operaator Kõps, kellest me räägime natukese aja pärast uuesti R6 teemal. Täpselt. Aga anyways, Atem Mini, väga äge, esimest korda täna katsetasime, tunnikese paned püsti, kui tead, mida tegema peab, väga straightforward, mitte mingit probleemi ei ole. Väga kihvt on, mulle väga meeldib. Järgmine kord proovime ühte võib-olla nagu rohkem laivide jaoks tehtud, aga sellest juba siis, kui see reaalselt meil laua peal on. Et vaadake meil Instagrami storiesid ja mingi siukseid asju, et seal tõenäoliselt anname teada. Nendega lähme edasi. Nii, aga iPhone'id ja Techtoober, iPhone 13 hind alates 830 kuni 1860, 1900 praktiliselt. Ja siis on Mini, Pro ja Max nagu ikka. Pro'l 120 Hz ekraan, mis iseenesest ei ole nende liputelefonide suhtes teab mis uudis. Ja tõenäoliselt kõige kõvem võtmesõna on see ProRes video, ehk siis sa saad väga suure kvaliteediga praktiliselt RAW videot salvestada ilma siis mingi liigse pakkimiseta, aga kuidas see nüüd on, et äge, aga 1900 € eest ma ei ole kindel, kas ma ostaks siukse asja, et mingisugust Pro videot ja ma ei tea, ostaks 800 € ja siis ostaks mingisuguse kasutatud, ma ei tea, Sony 6400 mingisuguse suvalise 50 või Sigma 35-ga sinna ette ja see on väga ilus pilt. Kui seejuures OG tegelikult mäletavadki seda, et kui sa alles loetud aastad tagasi, mõtlesin, et mis sa jahmerdad nende kaameratega, et osta endale korralik telefon. Täna mul on tunne, et meie mõlema seisukoht suht muutunud, et pigem võta endale natuke odavam telefon ja võta seal tõesti mingi 5, 6, 700 € eest korralik kaamera ja usu mind, sa saad parema pildina, tee mis tahad. Aga see 120 Hz ekraan muidugi kahjuks ei ole tavamudelitel, vaid ainult Pro mudelitel, ehk siis ja see hinnatase on tõesti, see 1859 € tuleb siis, kui sa võtad nüüd kõige suurema sisemäluga Pro Max versiooni, aga kurat küll, ma ei kujuta ette, millega sa pead tegelema, et pea 2000 € telefoni endale kuidagi õigustada. Aga päeva lõpuks see on sinu raha, mitte minu raha, nii et jumala eest. 120 Hz on äge, samal ajal see on samamoodi äge nagu 8K, mille puhul ma ei saa aru, miks seda tegelikult tarvis on. Täpselt, ei absoluutselt. Et tore uuendus. Aga vaata, see on see, et Gert tead, mis see on. Vaat see on selle jaoks, et kellel on kõige pikem nuga. Näe, riptelk.ee, mine osta sealt. Ära praegu veel mine, püsi meiega mõnda aega. Nii, aga iPhone'id on toredad, vägedad, kellel nad on, neid kellelegi pähe määrima ei pea. Inimene, kellele nad meeldivad, kellele ei meeldi. Nii, siin, nüüd ma võtan vabaduse tänada meie ükssarviku gängi. Absoluutselt. Meil on ükssarviku gäng, kes on kokku 4 inimest, on Tarvi, Kevin, Fotohetked ja Sven Suigussaar. Sveniga veel kihvt asi, Svenil on eelmisest aastast üks väga kihvt virmaliste video. Et kui tahad tuhnida, siis Sven Suigussaare YouTube'is on täitsa ilusti olemas. Ja siin koha peal on see, et Sven, pane siis nüüd varsti selle aasta oma ka ülesse. Pane, jah. Sest tegelikult siin päris ägedaid videoid oli liikvel ka. Ja selle nädala märksõna on, et kui sa oled meiega nüüd, ma ei tea, ta või näita mul kelle aega kaua see salvestanud on. Oota, näitab. Ainult 9 minutit. 9 minutit. Teeme 9 minuti gängi täna. Ja 9 minuti gäng, et kui sa oled meiega, ütleme siin 9-10 minutit juba peaaegu vastu pidanud, siis millega on tegu? Pane kommentaari, siis me teame, et päriselt keegi vaatab ja ei scrolli lihtsalt läbi ka. Täpselt. Pane see lihtsalt kommentaari, mis asi see on, ühe sõnaga, mitte mingit seletust juurde, lihtsalt. Ja tulles nüüd R5, R6, kuidas nüüd öelda, siis podcasti teemale küsisime, et kes sooviks näppida Canoni hübriidkaamerat ja operaator Kõps oli täitsa nõus meile välja pakkuma ühe nädala vahetuseks. Ja selle kaamera kasutusõiguse saab endale Tarvi Tambur. Et edastame sinu info operaator Kõpsu
nendega võtta juba ise ühendust, millal neil see kaamera vabaks rendiks on. Ja kaasa saad siis näiteks RF-i 50 fiksi või siis EF adaptri. Jah. Ehk siis saad sinna suvalist EF klaasi ette panna. Nii et mine tee pilti, klõpsuta, tee klipikesi ja jaga seda. Tägi arvutimaailm. Vahet ei ole, mis meediumis, on see Facebook, Instagram, YouTube, lihtsalt pane see sinna ja kui me seda näeme, siis arvatavasti järgmises podcastis me seda ka puudutame, et näe, poiss käis pildistamas, sai ägedad asjad. Kusjuures see oleks tegelikult päris äge, et jaga muljeid. Sa võid meile kirjutada, näiteks mulle siin meil ei ole marko@am.ee või lihtsalt saada meile Instagrami või Fesarisse kiri, et katsetasid ja lihtsalt, et kuidas sulle enda tundub, kas see on tulevik, kas see asendab peeglid, kuidas endale? Täpselt. Lihtsalt, tulevist teaga. Nii, aga järgmine, meil tuli siis Apple'i maastikult veel, Apple lammutav. Neil on siis see M1 protsessor tuli eelmine aasta välja. See aasta nad tulid välja Pro ja Max versiooniga, millel on siis veel rohkem tuumasid. Kas sa mäletad, palju oli tavalisel M1 või? Kas ta oli äkki 8 ja 8 või? 8 ja 8 või 6 või midagi siukest? Minu meelest oli 6 ja 8 oli lahjem ja 8 ja 8 oli see kõvem versioon. Ja nüüd meil on siis 10 CPU-d, 16 GPU-d siis graafikat ja Maxil on 32 GPU tuuma ehk siis päris korralik. Ja ikka oma see sama vist 5 nanomeetri peal, kui ma ei eksi. Ja, kogu see süsteem on 5 nanomeetri. Mis siis on põhimõtteliselt sama nagu meil telefonid. Ja selles osas on muidugi igati kihvt. Ja muidugi RAM-i, kui M1 oli, kas Max oli 16 Pro'l ka või? No M1 Pro'd ei olnud. Ei, see MacBook Pro ta ikka. MacBook Pro sa said kuni 16 giga RAM-i. Ja siis täna on M1 Pro'l saad 32 ja Maxil saad kuni 64. Ja nüüd siis on, kui M1 oli tavaline 13-tolline, siis need on siis nüüd 14 ja 16 tolli ja suurendati ka akut, et võimsust natukene, kuidas see akku kestvust ja võimsust kompenseerida. No igatahes jah. Ja kestavad ilusti siin 17 tundi, 14-tolline, 21 tundi siis 16-tolline või? Wow. Jah, 21 tundi. Aga kas need on nüüd siis, kas seal on vahet, kas tavaline Pro või Max? Seda ei ole teada, need on need ametlikud, nende enda numbrid. Ja 13 tolli ehk siis tavaline M1 on 20 tundi, ehk siis suurusjärk on suhteliselt sama. See on jah, ja hinnatasemed ka, et kui me nüüd konkreetselt lähme, siis 14 tolli see hind hakkab Euroopa pool 2300 midagi eurot. Tahad näidata ka? Me võime pulli pärast selle konfiguraatori varsti ette võtta, et soomlaste konfiguraatori ja vaadata üle. Ja maksimumhind, mis ma sain, oli 16 tollisel, kus kõik punn põhja keerata, oli 6759 eurot. Et tegemist ei ole kohe kindlasti tavaga tarbijale mõeldud aparaadiga. Ma ei kujuta ette, millega tavatarbija peaks tegelema, et kui palju sul Facebooki ja Instagrami ja YouTube'i tab on vaja, et siis sul oleks vaja 6 tonnist. Aga äge on. On, jaa, täitsa nõus. Mis siis veel ära tehti nüüd just uutel 14 ja 16 tollistel on täiesti uus ekraanitehnoloogia. Läksid mini-LED peale ja 120 Hz XDR. XDR on siis nende see suur line-up. Eks kui sa mäletad, siis tulid hetk tagasi välja 32 tollised, mingid 5-6 tuhande eurosed monitorid. Ja millest kõik rääkisid, mitte ei rääkinud nagu sellest arvutist, vaid räägiti sellest, et tuli 6000 eurone monitor. Täpselt. Ja nüüd on see sama tehnoloogia jõudnud ka ilusti kenasti läpakatesse. Need numbrid on muljet avaldavad, peaks nii ütlema, et 1 miljon ühele kontrast. 1000 nitti on stabiilselt. Aga mis see 1 miljon ühele, et paneks nagu mingid nagu proportsioonid ka, et mis see nagu normaalne on? Vähem. Ja piik on siis 1600 nitti, ehk siis tipphetkel see heleda ja tumeda punkti vahe on siis kuni 1600 nitti, mis on väga hullumeelne. Ja mõlemal aparaadil on need ekraanid igate teed pidi HDR.
nii et kui sa tahad vaadata kas HDR sisu või tegelikult ka töödelda HDR sisu, mis on see põhifookus ikkagi, siis videos ja nii edasi saad sa nüüd korrektselt ühes karbis seda teha, mis on väga kihvt. Nii, kiire Google ütleb, et HDR jaoks on vaja vähemalt 20 000 ühele. See 1 miljon on ulme, iseasi. Okei, ja siin on big brightness over. Okei, big contrast on black level less than. Okei, ta umbes 1 miljoni kanti ta jääbki, et HDR-i toimetaks. Et ehk siis selles suhtes ta on üsna nagu siukene, selline, nagu vaja on. Ja mis siin puudutas seda big brightnessit, siis 1600 on väga kõva number. Et samamoodi tegelikult 1000 on siis see, mis loetakse juba väga heaks. Ja 1000 on alates 1000 ja enam-vähem sinna kanti on nagu see, mida on, ütleme siin päiksevalguses ka näha, et kui me siin räägime monitoridest, mida võib-olla väljaspool nagu tubaseid tingimusi kasutatakse. Jaa. No see põhiasi, nii palju kui ma olen aru saanud, siis ongi üks asi on siis see, et sa väljas näeksid seda, aga teine ongi high dynamic range, ehk siis HDR-i sisu vaatamine ja sisu tootmine, et sul oleks võimalik näha seda kõige tumedamat ja kõige heledamat punkti korraga, et sul mustast ei läheks info kaduma ja ka kõige valgemast ei läheks info kaduma. Ja siis on uus kõlarisüsteem. Kõlarisüsteem, mis on päris äge tegelikult, ma ei ole ise kuulnud kahjuks, aga peaks olema nüüd ruumiline ja nii edasi. Küll aga Mac on alati kummitanud väga head kõlarid aegade algusest peale ja nad lähevad järjest paremaks, kaasa arvatud nendel masinatel. Et siin isegi üks tuntud YouTuber katsetas, et kuidas oleks videot monteerida ainult nende konkreetsete kõlaritega ja oli väga kenasti tehtav ja on häda midagi. No, absoluutselt. Ja see on üllatavalt tegelikult kasulik, et ma ise olen ka alati mõelnud, mille jaoks. Aga kui ma tahvlit või läpakat kasutan, üpris tihti on see, et ma ei viitsi sinna kas klappe või kõlarid külge panna ja siis on hea, kui sa saad kuulata, vaadata midagi. Kui sul ei ole otsest vajadust, et sa ütleme, et sa reaalselt ei sega kedagi. Täpselt. Et selles suhtes on jah, kuigi eks me ikkagi räägime siin läpakakõlaritest, et läpakakõlar on ikkagi läpakakõlar, et kas või see sama, kui ma tõin omale need suured raadiotehnikat tuppa, et sul vaatad nagu vatte võib-olla on vähem, aga kurat, kas ta on ikka sul maast selline või on ta sul mingi pisikene satelliitteine? Seal jah, lihtsalt kahjuks rõhku ei ole, ruumala hakkab mängima mingi hetk, sa ei saa selle vastu, et sa saad teha füüsika. Elementidega, täpselt, sa saad elementidega teha nii palju, aga füüsika on füüsika. Just, sest me räägime, et kui valgus on valgus, optika on optika, heli puhul, sorry, aga sul lainepikkus on ikkagi sama, et sa võid ta väiksemasse toppida, aga täpselt. Sa ei saa seda. Ta on ikka see. Nii, mis veel? Mida vaatasin siis, kui me neid uudiseid vaatasime, äge 140 vattine laadija. Tore, ausades pole enne ühelgi Macil vaja olnud, nii et suhteliselt nagu common sense. Aga mis puudutab laadija puhul on nagu kõige tähtsam on see, et tagasi on MagSafe ehk siis see magneetiline konnektor ja laeb ka USB-C küljest. Lihtsalt sa ei saa sealt seda kogu umfi kätte, et sealt ta töötab nagu laeb väiksema võimekusega. Aga sellegi poolest, et kui sul on vaja nagu laadida just, sa oledki kuskil suvalises kohas, sa arvestad, et sa saad akuga hakkama, siis ongi see, et paned mis iganes suvalise telefoni, Samsungi laadija, sest sul, sorry, aga iPhone'id on ikka lightningu peal. See on nii tobe lihtsalt. Et paned sinna külge, sul võib-olla arvutiga töötamiseks on teda vähe, aga ta laeb sul ikkagi kas või ööga selle aku täis. Ja pordid, räägi meile portidest, näita porte. Tead, see on nuta või naera, aga me oleme väga tänulikud selle üle, et Õun otsustas 6 aastat ajast tagasi minna ja tuua kõik need pordid tagasi, mis olid. Mida ta ütles kunagi, et vaja ei ole? Jaa, see on minu läpakas on siin, kuna ta on kaabli taga, ma ei hakka seda ära küljest kiskuma. Sa praegu isegi ei näita, kus on siin? Näe, siin on siin. Siin kohas on minu läpakas ja siin on sisuliselt kõik need samad pordid, et siin on MagSafe, siin on 2 Thunderbolti ühel pool, siin on suur tavaline tüüp A. Kas need Thunderboltid ei ole C-teine? Ei, need on vanakooli Thunderboltid. See on 2014 aasta. Klapipistik muidugi ja teisel pool on SD-kaart, HDMI ja veel üks suur täismõõdus USB. Et nüüd me oleme ringiga jõudnud tagasi ja see on suurepärane. See oli see, et kunagi oli tore nali, et sa lähed ostad omale
Maci sellepärast, et see näeb ilgelt ilus ja äge välja ja kõik on kihvt ja nunnu ja siis sul on üliäge sale, slim, nahast kott, kuhu see läpakas täpselt sisse astub või istub, ja siis sul on umbes Prisma kilekott on umbes mingisugused üleminekute ja donglitega, et ülejäänud tsiviliseeritud maailmaga suhelda. Et täna sul on ikkagi HDMI või selle uuel versioonil on HDMI out, nii et põhimõtteliselt kui sul on vaja presentatsiooni teha, siis sul ei pea nagu 3 erinevat donglit selle jaoks olema. Kusjuures jah. See on äge. Lisaks veel, mis tegelikult on positiivne, klaverilt ülevalt kadus ära see naljakas puutetundlik riba, mida mitte tegelikult ükski tarkvara kunagi ei õppinud kasutama. See mõnel asjal on, aga ta pigem ei ole. Aga siin ongi, et ülemine ekraan ja mis ikka, Gert, anna tuld, näita rahvale, palju siis nende uus arvuti maksma läheb. Ja, nii, siin ma võtsin lahti Apple.5 konfiguraatori ja tegin 14-tollisele siis klõpsu. Ütleme, et kui sa juba hakkad raha põletama, siis võib-olla päris baasmudelit ei võtaks, eks. Ja kui nüüd päris aus olla, mina hüppaksin kohe isiklikult M1 Maxi peale. Ja kohe jõuate selleni, et miks on ju. Mina nimelt usun, et arvuti üks pikaajalistest punktidest on ka RAM-i kogus ja nendel masinatel kurb, aga sa ei uuenda mitte midagi, ei CPU, GPU, RAM-i, mitte midagi, nii et see on see, mis sa võtad, selle sa ka saad, on ju. Aga Max on nüüd esimene, mis annab sulle võimaluse uuendada ennast näiteks 64 giga RAM-i peale. Ja ütleme 512 on ka törts vähe, tera on okei, sul on... No see hinnavahe teraga on 230 versus... 2 tera on juba 6 sotti, et tera on tegelikult... Tera on okei. Tera on okei, arvestame seda, et tegemist on laptopiga, asi, mis sul on kogu aeg kaasas ja teine asi, sa ei tahagi läpakasse liiga palju asju. Aga 8 tera, et maksaks 2500 eurot veel lisaks. See on natuke hullu meelde. Nonsense. Aga ütleme ümaralt siis kuskil 3999 eurot. Nii, oota, ja mis siin see laadi on? 96 vattine. Aga Maxile, miks ta ei paku seda 140-st? Sest ma kahtlustan seda, et see 140-ne on 16-tollisele, mitte 14-tollisele. Sest 16-tollisele on juba natuke suurem äge monitor, mis tahab saada lisatoidet. See on nüüd see, et tulles tagasi, et meil on üleval ka video, kus me rääkisime HP-st ja sealsetest asjadest ja seal me puudutasime põgusalt ka seda teemat, et kui sa tahad nagu igapäevaseks toimetamiseks omale arvutit, millel aku kestaks normaalselt, siis sorry, aga sul on mõistlik osta arvuti, mis ei ole nagu kõige kõvema konfiga. Et siin on see 16-tollisel ka, et jah, paberi peal tal aku kestab kauem, aga kurat, ma ei tea, ma arvan, et kui sa ikkagi kõik asjad punni põhja keerad, et samamoodi, et kas sul arvutil on nüüd i3, 5.9, kas sul on siis peal see 4K ekraan, nii väikesel, ma ei tea, ei ole sellel 4K mingit pointi. Aga see selleks. Nii, räägime natukene kaameratest, sest me tegeleme videoga, glitchid, mis te näete, on sellepärast, et arvuti paneb segast ja elu on selline. Seega näitame siukest toredat asja, mis tuli välja, mis pani jalaga ukse lahti, on DJI Ronin 4D. Et kui siin ütleme muud kaameratootjad on siuksed toredad, et teeme uue kaamera, mis on natukene parem kui eelmine, sellepärast, et muidu sa ei ostaks järgmist, siis DJI tuli välja oma esimese nagu täis cinema kaameraga, mille puhul on siis see, et ongi kuradi jalaga uks lahti, nagu miks te seda tegite, because of fuck you, I can, ja siis kui muidu on ikkagi nagu kaamera on hästi klassikaline siukene kuradi boks, kuhu sul käib objektiiv ette, siis DJI nägi, et aga miks, kui inimesed panevad selle asja gimbali peale, et tegelikult digisensorite puhul ei ole mitte mingisugust pointi seda objektiivi hoida otseselt kere küljes, vaid integreeris sinna gimbali. Ehk siis väga äge. Ainukene, mis siin suurem häda, mis tuli välja, on see, et see 4-teljeline stabilisatsioon, mis tal on, et sul ei ole tegelikult nagu seda täis lukustuvat režiimi,
et ta jääb natukene ikkagi siukene lödi jah, et muidu oleks see, et noh, kui tal oleks nagu see mingi konkreetne lukk, et sa saaksid näiteks statiivi pealt oludes, kus sul ei ole vaja seda gimbali liikumist saavutada. Ehk siis noh, see on nagu siukene päris äge ja kes tahab vaadata, milleks see kaamera tegelikult võimalik on, siis on siukene YouTube'i kanal nagu Make Art Now, mis on tegelikult üliäge, et on nagu siukene standard vlogist ja millest iganes sammukese edasi ja noh, seal ikka kuidas öösel ja nii edasi. Et see on kihvt. Ja mis muidugi selle gimbali puhul oli see, et tal on siis e-mount, mis tegelikult sinna saaks vist tõenäoliselt mingit teisi mount'e ka panna, hästi lihtsalt käivad ära. Täna vist on ainult autofookus töötab tal ainult enda siis objektiividega, mida on praegu saada kas 24, 35 ja 50 vist olid. Või oli midagi veel? Ma ei mäleta. Ma seda ka täpselt ei tea. Aga sa saad sinna panna e-mountiga mis iganes muid asju, aga siit tekibki just see stabiliseerimise probleem, et isegi kui sa tahaksid panna sinna, ma ei tea, mingi 200 millimeetrist objektiivi ette, et siis ta on nii palju suur, et sa ei saa teda ära stabiliseeritud. Et need DJI enda objektiivid on tegelikult ägedad, tillukesed, autofookus töötab ja rääkides autofookusest on tegelikult neil kaasas ka lidar, mis on klots, mis käib sinna kaamera peale. Ehk siis oludes, kus sul autofookus ei tööta, on sul võimalik käsitsi fokusseerimiseks näha ekraani pealt siis seda nagu sügavuskaarti, kui keegi on näinud, milline näeb nagu põhja sügavus, kas siin kuskil mingit demopilt ei ole? Kindlasti on, aga ma just... See leia ülesse praegu. Leia nii kiiresti üles, jah. Ehk siis lihtsalt scrolli, vaata äkki leiad kuskile. Resolution. Ja, ehk siis ta näitab ära, kuhu poole sa pead fokusseerima ja selles suhtes, et tegelikult see on nagu kihvt ja just see, et mitte keegi teine ei ole enne seda teinud. Ja see annab ka selle, et kuna tal on see sügavusmõõtmine on olemas, siis põhimõtteliselt on sul võimalik rakendada ka mingisuguseid absurdseid objektiive, mida tegi siin, Make Art Now? Ei, see Make Art Now, aga kes see teine tüüp oli, ma unustasin selle Brit, tuleta meelde? Philip Bloom. Philip Bloom, jah. Ja Philip Bloom pani sinna mingi 0.95 avaga objektiivi ette, mille enam-vähem on fookus sügavus on siukene, et kui sul silmapupill on terav, siis kõrvu enam pole näha, et see on absurd. Aga video puhul sa ei fokusseeri seda, sa ei suuda seda lihtsalt fookuses hoida. Või kui suudad, lihtne see kindlasti ei ole. Et lihtsalt sul ongi täna nagu variant, mis suudab seda fookust pidevalt ja korralikult hoida. Ja täislaks maksab siis 8K-na 11 000 koos komboga, kus sul on kõik need lidarid ja nii edasi olemas. Seal on siis Zenmuse X9 8K täiskaaderkaamera. Seda vist Inspire'i külge ei pandud, see oli selle veel suurema drooni küljes, kui ma ei eksi. See oli suurema... Matriisi vist. Matriisi midagi siukest. Just. Ja 6K versioon ilma vist lisadetta, mitte kombo. Tundub, need on mõlemad kombo. Mõlemad on kombod või? Ehk siis sa saad, kas see on 7 tonni või? 7000 eurot on 6K versiooni hind ja samamoodi ongi kogu sodi kaasas. Kogu asi, mis sa tahad, et see nimekiri on tegelikult muljetavaldav. Ja et kui sa natukene paned selle asja perspektiivi, siis 7000 eurot on Sony FX6. Täiskaader täpselt samamoodi. Aga sa paned sinna gimbali veel juurde? Sa paned sinna gimbali juurde ja arvestades seda mudrukogust, et kui sa tahad mingitel teistel kaameratel samamoodi hakata asju välja ehitama, võtta mingi reed siia. Me hakkame 30 tonnist, me räägime alles kereni. Kas see mingi objektiiv ka kaasa tuleb või? Kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Võid palju need objed maksavad? Võt ei tea. Võt ei tea. Selge. No eeldame, et need on ka siin natukene. Ja võib-olla olen ka varem kõvasti avalikult arvamust avaldanud, et mulle ei meeldi tegelikult DJI pilt. Eriti nendel droonidel ja nendel pisikestel asjadel. Mulle ei meeldi väikese sensori pilti. Asi pole väikse sensoris, vaid asi on lihtsalt selles, et minu arust väikeste sensorite puhul enamus tootjad lasevad üle jala. Aga selle kaamera puhul ma natuke vaatasin seda, see Zenmuse'i sensori kaamera süsteem, see jäi mulle silma juba mingitest droonivideotest, kus ma vaatasin, üks venelaste seltskond kunagi olid teinud Peterburis ja nii edasi, lihtsalt fantastilisi ja õhust, jah. Et seal oli samamoodi, et esimest korda vaast, kurat, see pilt näeb hea välja, et ta ei ole siuke klassikaline väikese sensori drooni pilt.
see mulle väga-väga meeldis. Aga me peame arvestama seda, et see ei ole klassikaline väikese sensoriga see ka, et see on ju ikkagi täiskaader sensor. Täpselt, nii nagu peab. Ja nemad kasutasid äkki, see oli minu arust see APS-C versioon, sest et tol hetkel oli see väljas. Ühesõnaga, see on suurepärane ja siin ongi see põhiasi on see, et see on täiesti karbist välja mõte. See on esimene iteratsioon, alles esimene katsetus. Usutavasti tagasiside baasil me näeme siin 6 või 9 kuu pärast juba uuendatud versiooni ja vahelduseks on äge, kui keegi teeb midagi nii erinevat. See on väga-väga kihvt. Ja ma ei leidnud X9 objektiivi, aga 24 mm 2.8, mis ta siis X7 on. X7 äkki on kropp. Võimalik ja kui sa märgad, tõesti me ei ole kunagi süvenenud sellesse süsteemi. Siis carbon fiber casing, pole vaja. No, aga sa tahadki gimbali ja mingid siuksed asjade peale panna selle. Ja see maksab 1500. 1500. Ehk siis ma kujutan ette, et kui see nüüd ei ole see, siis täiskaader on äkki 2000 jah, just. Ja ega ta nüüd odav ei ole just. Aga samas sul on süsinikust, kerge, mingi siukene klaas, korraliku avaga. No kurat, ega kinoklaas, kui sa lähed võtad mingisuguse selle Canoni ämbri, siis see maksab sul arvatavasti sama palju kui mitte rohkem. Ja teine asi, sellist kaamerat ei osta endale keegi niisama mingit laste korvpalli filmimiseks või reisil käimiseks. See on, kui sa ostad endale ikkagi kaamera, mille kombo on 7 kuni 11 000 eurot, siis karta on, et sa teenid raha sellega. Mingis võtmes, et see on su tööriis, see on töövahend. See ei ole kassivideote tegemiseks. Täpselt. Ja et töövahendite puhul keegi ei kiunu, et asjad on kallid. Nii. See oli tore, aga siin oli üks suur asi juhtus veel. Midagi siukene, mida päris inimesi rohkem puudutab. Mis ongi huvitav see, et tegelikult see mõte sellest, et nüüd on uus versioon, on palju uhkem kui tegelikult see sisu ise. Ehk siis legendaarne Sony A7 III, täiesti siis tavaline, mis omal ajal ikkagi lõi täiesti laineid, täiskaaderkaamera, mõistlikkuse hinnaklassis, fantastiline fotoaparaat, fantastiline videoaparaat, suurepärane autofookus. Ma olen ise hunnikutes A7 III materjali lõiganud ja tõesti väga asjalik kaamera. Ja A7 III materjali puhul kõige suurem häda, mis sul oli see, et ta vist toona, kas ta 10 bitti tegi, ei teinud? Ei teinud. Et tal oligi 8 bitti, värvimine oli piiratud ja just see videokoodekite valik oli sul mõnevõrra limiteeritud, umbes said valida ainult bitrate'i. Siis täna on see, et põhiline uuendus, mis sealt tuli, kui sa kasutad seda palju ja videoks, siis see on väärt uuendus, kui ei, siis ei. Aga maksab ta 2800 eurot Fotopointis, saanud siis omale 33 megapikslit sensori, ennem ta oli äkki 24 või? Jah, kuskil... Midagi sinna kanti, kõik nad on 24. Pead jalga ei anna vanti. 4K 50-60, mis on äge, ma ei tea, ma saan aru, miks teda vaja on oluliselt rohkem, on seda vaja kui 8K-d, aga seal on nüüd see häda, et sellega kaasneb Super 35 sensori mõõt, ehk siis sisuliselt on tegu 1,5-kordse kropiga, ehk siis täiskaadrist jääb alles siukene APS-C poolkaader, nagu oleks 6400 või Sony mingi siukene. See on jah huvitav. Ühesõnaga, et kui sa kasutad väga palju 50p, 50 kaadrit sekundis, siis kahjuks 2800 eurose Sonyga tänast teha ei saa. Et kui sa tahad, et oleks täis. Aga kõige lähem, mis tal oli see paganama R6, kas R6-l minu meelest ei ole ka tegelikult Jaa, aga R6 ja selle videopildi kvaliteet ei ole võrreldavad, on täiesti teised kategooriad. Jah, selles suhtes, et sul R6-l ei ole sul praktiliselt isegi mingisuguseid erilisi koodekite ja 10 bitti R6-l. Ta on, aga ta on niisugune naljakas. Sellest me rääkisime eelmine kord päris pikalt, ta on natuke niisugune naljakas. Just, aga mis on nüüd küll, on see, et A7-4 tõi kaasa siukse toreda asja nagu focus mappingu. Kui me oleme harjunud focus peakinguga, mis siis põhimõtteliselt teeb ainult sul
põhimõtteliselt kas punaseks või mis iganes värvi sa oled valinud selle ala, mis sul on fookuses, aga sa ei saa päris hästi aru, kas sa peaksid minema edasi-tagasi. Ütleme niimoodi, et kindlasti, kui sa oled proff, sa saad hästi sellega hakkama, aga seal õpikõver on päris suur, et aru saada, et okei, et ta ei ole terav, aga kummale poole ma nüüd minema pean. Siis Sony tegi, kui ütleme, DJI-l on täitsa nagu siukene lidarivaade või nagu siuke konkreetne sügavus, siis Sonyl tuli välja sellest, ütleme, siukene lihtsustatum versioon, punkt ja koma liiguvad kaadri kaupa. Ehk siis sa saad, no sa näed kohe ära, et sinine on lähemal, oranž on tagapool, punane on tagapool, või vastupidi oli. No igal vahet ei ole. Igal point on selles, et kui sa endale selgeks saad, siis tegelikult on see käsitsi fokusseerimine on oluliselt lihtsam, oluliselt väiksem õpikõveraga. Enamasti ongi see, et see focus peaking on mingisugune, ta annab sulle lihtsalt selle ääre, näitab sulle highlightib ära selle punase osana näiteks. Nii tüütu, kui mingites hetkedes ta ei näita, sest ta on kontrastipõhine ja kui sul kontrastid on lahjad, siis sa ei saa aru, mis kuradi koht sul fookuses on. Kui juures ongi, et see Canoni oma tegelikult on päris äge, mis teeb siukse asja. Ja siis oli 1DX Mark 3-l on see, et see töötab, aga mitte 4K-s. See oli ja täitsa tobe. Ühesõnaga see Focus Map Sony A7 on suurepärane. Järgmine asi, mis tal on kihvt, on hingamiskompensatsioon. On nüüd see, et kui sa oled kunagi fototoruga võtnud, mis on natukenegi laiem, siis kui sa muudad seda osa, mis on fookuses, siis ta hingab. Ühesõnaga sul justkui kadreering tegelikult muutub kitsemaks ja laiemaks. Ja teine, mis see hingamise puhul on, siis just see autofookuse kasutamise puhul, et kui sul on kaader, on tegelikult, et sul keskobjekt on fookuses, aga ta natukene otsib seda fookust, kuna ta on kontrastipõhine fookus, mida kui siin Canonil on dual pixel, siis kõik teised on kontrastipõhised, see on õnneks saadud tänaseks väga heaks, siis tal on see, et sa näed, kuidas servad natukene lainetavad. Ja see on kohutavalt kole, eriti siis, kui sul on näiteks intervjuu, kus sa pead tegema mingisuguseid julme lõikeid. Taust laineta. Ja taust käib niimoodi ette taha. Ja inimene fookuses väga nunnu, aga sealt ta jääb segama. Ehk siis tegelikult on see rohkem megapiksleid. Kui sa kasutad videot, siis sul on manuaalfookus on oluliselt mõnusam ja sul on hulgim erinevaid kvaliteedivalikuid. Kui sa tahad 4K 50-60, siis tõenäoliselt see ei ole sulle. Ja kui sa teed peamiselt fotot, siis ma ei tea, 24-33, see on siukene, kas vanemat on mõtet osta, sõltub. Siin on jälle see debatt, et kui sa saad selle vanema mingisugune 1000 euro võrra odavamalt, sa oled arvestanud, ütleme, 3000 euros eelarvega osta endale täiskaaderkaamera, siis see on täpselt see vahet, osta üks korralik objektiiv endale hoopis. Jah, et sellest just küll, et kui sa kasutad videoks, see on hea upgrade, kui sa teed fotot, siis poolad. Ise keskiski arutlenud, et kas B-kaamerana on ju. Ja jällegi häda on selles, et B-kaameraks on ta natuke kallis. Natukene, aga sõltub jälle, mida sa teed ja mis su A-kaamera, kui sul on mingi FX6 või FX9, siis alla 3 tonnine kaamera on sinna nagu väga soodne valik. Ja mis seal on, et ekraan käib normaalselt külje peale, ehk siis sa näed ise ennast ja sellel paganama eelmisel käib lihtsalt ümber nurga natukene. Ta kuidagi tuli vist üles. Kui sa mikri paned sinna peale, siis sa ei näe. Ja muidugi on see Sony on sinna pannud oma uuendatud menüüsüsteemi, mis on tänaseks natukene kasutatavam või isegi täitsa kasutatav, võiks isegi mõned kogenumad mehed oskavad öelda. Aga muus osas on see, et siis pildiotsija ja ekraan on sama, mis oli eelmisel 4 aastat vana täna vist. Mis on jumal, jah, et see 4 aastat vanal versioonil ehk siis tegelikult see on natukene jäänud ajale jalgu. See on, jah. Need on siis meie põhiteemad. Aga good job. Good job, great success. Kuule, subscribe ida võiks ka. Like, share, subscribe. Tehke seda. Siis on siuke tore lugu, et ja tegelikult, mis oli kõige olulisem. Pange alla kommentaar. Tuleb välja, et ikkagi YouTube'i algoritmile meeldivad ilgelt, kui kommentaare pannakse. Ehk siis see levitab paremini meie videoid. Mida rohkem vaatamisi saavad meie videod, seda rohkem me jääme brändidele silma ja siis meile saadetakse siia laua peale igasugust põnevat sodi, mida me loodetavasti saame kellelegi ära ka anda. Ja see põhjendab natukene
miks me seda asja teeme ka, sest päeva lõpuks on ka meil vaja elektriarve ära maksta. Nii, aga natukene vanematest uudistest ka. Proovisin Canoni R3. Kuidas oli? Väga äge. Innovatsiooni seisukohalt see silmaga fookuspunkti leidmine. Minut võttis aega vaata erinevaid punkte. Peale seda töötas, ma ei ütleks, et laitmatult, sellepärast, et see vajab natukene harjumist, see on teistsugune, aga see töötas, ma sain sellest aru ja selles osas natukene ikka täitsa äge. Küll aga on see, et seal, kui ennem oli see, et mul oli fookus ja päästik oli enam ühe nupu all, siis täna on see, et sul on juba vaja umbes 3 nuppu, et sul on single focus, siis sul on continuous eye focus ja siis sul on fookuspunkti, et jah, nüüd muuda. Ehk siis see on niisugune, kõik näpud korraga käiku, see on klaverimäng. Aga äge, see on tulevik, maksab 6400 €. Äge. Nikon Z9 tuli välja, Nikoni Pro maksab 6000 €. Oota, ja teab miks? Nii. Miks ta on 400 €? Sellepärast see shutterit ei ole. Täpselt, nad võtsid katiku ära. Hoiti katiku pealt kokku, tehti natukene soodsam, aga siin koha peal on see, et hübriidkaameral, kas sul katikat üldse vaja on? Ja nad suutsid selle sensori lugemise teha nii palju kiireks, et kui muidu oli see, et sul tekib see rolling shutter, kus sul põhimõtteliselt, kui sa pildistad propellerit, siis sul asjad lähevad viltu, siis sellel on niisugune tore lugu, et väidetavalt sellel ei ole, inimesed on rahul, kõik on äge, 6000 € kaamerast, ei ole kihvt, nad väidetavalt on ka autofookuse kokku saanud, neil on 8K ilma mingisuguste salvestuslimitatsioonideta või seal vist oli mingi hetk mingitel asjadel ta mingitel läheb kuumaks. Just. Paratamatult. Aga selles suhtes kihvt. See ainukene häda selle kaamera puhul on see, et ta maksab 6000 € ja kui võrdleme teda Canoni R5-ga, siis jah, et okei, ta võib-olla ei ole mingite piirangutega, aga kurat, ta on ikkagi pea 2 tonni kallim. See on ehk siis et see ongi nagu see, et kui, võtame siit 8K maha, paneme selle sama autofookus ja mingid siuksed asjad, näiteks mingi Z7 3, kurat, see oleks äge. Kusjuures see on jälle, et kui võtta need loogiliselt, et mis on need kasutusalad, et kui see on hästi spetsiifiline, see on see, et inimene, kellel on tarvis kaamerat, mille ta saaks kaasa võtta kuskile sõjakoldesse ja tal on see sõjakoldes kindlasti vaja vähemalt 45 megapikslit. Ja lisaks on see, et see sõjakoldes on väga palju näiteks golfi mängimist, kus see asi swingitakse, kus see tavaliselt ka see asi läheb selliseks kaarjaks, et tol hetkel ta ei lähe. Kui need asjad on, siis Z9 on suurepärane. Samal ajal ega R3 lubas ka, et see rolling shutter on ta minimaalne. R3-l on nii vähe megapiksleid, et 45 megapiksline mees vaatab seda kui mänguasja. No okei, tõsi. Ehk siis siin Jared Bolan ütles, et tal oli laua peal kas äkki R3 A1 ja ootas, et millal tuleb Nikon, et siis tasub tema YouTube'i jälgida, ehk siis kuidas Kanadast üks võtab nagu tõenäoliselt need 3 kaamerat kõik kõrvuti ette. Nii, septembris vist tuli välja uus GoPro, kõike tehti natuke paremaks. DJI Osmo Action sarnaneb siis Insta360R1-ga, ehk siis sul see paganama objektiivi osa käib. Ma teen lihtsalt kokkuvõtte ära. Seal on magnet ja 30 minutiga ta kas kuueneb üle või aku saab tühjaks kõik. Jah, põhimõtteliselt küll. Ehk siis ta on nagu Session 5, millel saab panna selle juurde. Tore, meil on vana Osmo Action ei kutsu vahetama. Ehk siis lühidalt tore, aga meh. Samsungil tulid välja volditavatel telefonidel uued värvid. Mis on, kuidas sa volditamist, seal samas kastis oligi. Kuidas sa volditavasse telefonidesse suhtud? Ägedad on, aga kõik, mida mina olen proovinud, on ikkagi veel väga, väga poolikud. Tarkvara osa on nii on üks asi, mida me ei kannata, on optimeerimata tarkvara ja täpselt see juhtuski. Aga ta on nagu toores. Ehk siis on siin see, et me paneme need 2 tükki kõrvuti. Ta form factor, ta on natukene paksem, aga samal ajal on see, et kui sa ta ikkagi laiali voldid, ta on suur. Ta on äge, ta on tulevik, ta on toores. Ootame aastakese 2 ja siis näeme. Ja volditavatedega on ka selline asi, et meil on väike mõte nendest natuke pikemalt
rääkida ja siin võib-olla oleks jälle väga hea sinu abi küsida, et jätta alla kommentaar, et mis on need teemad, mis sind huvitavad volditavate seadmete juures, et me võib-olla katsume siia laua peale saada mitu erinevat volditavat, mis on volditavad erinevatest kohtadest ja kirjutage see alla, mitu korda ma olen volditav just öelnud, eks. Just, et tegelikult oli jutt, et Samsung äkki saadab meile natukene pikemaks ajaks proovimiseks, katsetamiseks, kui on laual, siis näeme, kui huvitab, anna kommentaaris teada. Mis veel? Intelil tulid protsessorid uued välja, millega siis tehakse AMD-le ja muidugi lubatakse, või noh, vähemalt tahetakse teha, ja lubatakse siis ka M1-le kannale astuda. Reaalsus on see, et 240 vatti võtab seal tipuprotsessor voolu ja maksavad siin 500 €, et mis tegelikult ei ole i9 kohta üldse palju. Ta ei ole, aga praktilises maailmas olles on jälle viisakas ja aus. Me teame neid ainult mingit väljamõeldud sünteetilisi teste. Sünteetilisi testi, sellepärast... Keegi neid ju käes pole hoidnud, kuskile seadmesse pole pannud ja päriselt nendega tööd pole teinud. Ja üheski arvutis neid ei ole. Täpselt. Ja mis oli, et oli võrdluseks pandud siis AMD-ga tehtud Windows 11 test ja kes vähegi kursis on, siis teab, et selleks hetkeks Windows 11 oli veel saamata update'i, mis AMD protsessoritega nagu 100% võimekust ära kasutatakse, ehk siis sul on põhimõtteliselt sünteetiline test, mis toob konkurendi näitajad alla tänu sellele, et sul on operatsioonisüsteemis viga. No täpselt. Ja nüüd ütleme ikkagi päeva lõpuks, ei tavainimesele ega professionaalile see sünttestid ei tähenda mitte midagi. Nad on head referentsid, et öelda, et see on selles aspektis võib-olla mõnevõrra parem, aga päriselt ikkagi asjad on päris maailmas, kui sa teed mingid päris projekte sellega, kasutad päris tarkvara ja see kas töötab või ta ei tööta, seal ei ole vahepealset asja. Absoluutselt. See on see praktiline maailm. Ja ega meil rohkem teemasid ei olnud. Ei. Mis meil vahepeal tuli välja meil Realme 7, mis on 850 eurone hiinlaste telefon. Aga ta oli ilgelt suur aku. Ilgelt suur aku ja üldse speki järgi ta võistles lipulaevadega. Panime siis kõrvuti aastataguse Samsungiga. Täitsa siukene video on väljas. Ja selleks hetkeks, kui te seda vaatate, on ka küsisime siis teilt, meie jälgijatelt, et mis on arvuti ostu puhul oluline ja selleks hetkeks on ka väljas video, kus me käsitleme kõiki neid küsimusi ja vaatame siis, teeme siis ühe ProBooki lahti ja vaatame, mis karul kõhus on, et kas ikkagi saab mälusid juurde panna, nagu lubatakse või mitte. Ja see ProBooki puhul ma võin ette hüpata, et sinist suitsu sealt ei tulnud. No ega palju puudu ka ei jäänud. Palju puudu ei jäänud tõepoolest. Aga igatahes jah, andke meile teada, kas selline formaat, uudiseid teine kordki. Kui ei, siis pange peale alla. Kui jaa, siis pange ülesse. Ja kui kohe ikka väga jube oli, siis saatke see oma vaenlasele, et talle see päris kindlasti ei meeldi ja siis põhimõtteliselt saate talle kätte maksta. Täpselt. Aga seniks tervise vaenlasele. Seniks tarbige targalt ja ärge herneid hinna toppige. Back on deck.